silmad pilguvad ja... Kuidas maitses? Crazy house. Tulin, tegin korraks siia pausi. Polegi siin jõudnud õieti seda vlogi alustada. Aga põhimõtteliselt meil on siis Pelgulinna päevad. Me oleme siin 2 päeva ettevalmistust teinud, mõtlesin, et teen sellest ka mingid video väikse compilationi kokku, aga lihtsalt nii kiire ja nii palju tegemist oli, et ei olegi jõudnud sellega tegeleda. Põhimõtteliselt 2 päeva oleme burgereid, vahvleid ja igasugust muud möllu siin nagu valmistanud ja ette teinud, igasugused jääteed ja see crazy house. Selles mõttes, et ei ole mitte ainult meie siin poistega ei ole nagu nii-öelda oravad rattas ja tangis, vaid siin sõprade emad ja kõik vorbivad ööl läbi vahvleid, et kõva üritus. Aga miks mulle just meeldib, Pelgulinna päevad iseenesest on sarnaneb siis nendele Kalamaja päevadele. Et rahvas tuleb kokku, mängitakse muusikat, eks ju, erinevad hoovikohvikud ja hoovikohvikute päev on tegelikult alles homme või siis teie nüüd juba vaatate siis ehk siis teie jaoks täna pühapäeval ehk siis meie nüüd tegutseme siin ühena vähestes siis juba laupäeval tegelikult, kuna meil on siin suur lahe hoov ja saime endale ka nii-öelda selle tegutsemis-kauplemisloa. Seda hoovikohvikut on tänaseks tehtud juba 3 aastal. Pelgulinna päevadest ise on ainult 4 või 5 aastat vanad. Mina olen siin Oskari, Ralfi ja Matsega või poistega kogu selle kommuuniga teinud seda asja 2 aastat ja see üritus on iseenesest siga lahe ja see olegi nagu mingi selline üritus, et me tuleme kokku ja teeme seda mingi äri või raha pärast nagu väga palju arvatakse. Eks see mingi osa touch on ka seal kindlasti sees, aga tegelikult on just see nagu kollektiivne üritus, kommuuni elu edendamine ja varendamine, et kõik tulevad kokku, kõik annavad oma osa, kõik panustavad ja siis kokku võttes valmib sellest midagi toredat, valmib mingi lahe üritus, kus kõigil on tore olla ja kõigil on lahe. See aasta on meil jälle ilmaga vedanud, nii et super luks. Aga lähme nüüd ruttu alla tagasi, sest ma ei saagi sinna kauem lobiseda. Ma tulin korraks üles, et juua tass kohvi, sellepärast et silm hakkas juba kinni vajuma korraks ja ka Mattiski seal paremas seisus jälle. Mees mängib muusikat, muidu ta on DJ ja jõudis eelmiselt ürituselt, reedeõhtuselt ürituselt alles mingi kella 5:30 koju, nii et sisuliselt 3-4 tunni une pealt on ta seal juba 8-tunnise tööpäeva vastu pidanud ja burgereid vorpinud, nii et tõenäoliselt ma seal all midagi suurt filmida ei jõuagi, sest seal on kogu aeg käed jalad tööd täis. Ma nüüd tulin siia üles korraks, et võtsin endale selle minuti, et natukene selgitada, mida me siin üldse teeme ja kes siin kõik koos on. Loodame, et homme on ka ilm ja siiamaani lubab nagu head, aga samas nagu ma olen korduvalt maininud, siis mina ilmateatesse enam juba ammu ei usu. Ja eks näis, hommikul teed silmad lahti, siis selgub, mis ilm tegelikult on või olema saab. See, mis see aasta toimub, on täitsa hullu maja. Me oleme, ma arvan, mingi mõne tunniga juba kogu oma stokki põhimõtteliselt tühjaks müünud, et pole varem sellist nalja olnud, et peab poole päeva pealt saatma kellegi poodi nagu kogu komplekti uut ostma, et muidugi midagi on otsa, nad oled jooksvalt juurde tulnud, aga põhimõtteliselt meil on veel täna öösel vaja homseks vorpida uus laar, burgereid ja kastmeid ja kogu muud vajalikku, sest et me oleme sisuliselt mõne tunniga ennast juba tühjaks müünud, aga mis seal teha? You do what you gotta do, eks ju, eks me kõik oleme siin oravad rattas ja ma arvan, et pole hullu. Keegi nagu ei pea tegema, et kõik teevad sellepärast, et nad nagu tahavad teha või tore on teha ja siis lõpuks on tore siia tulla ja näha, kuidas kõik on valmis ja midagi on nagu tehtud ja kõigil on nagu klots aja peal ja või suud kõrvuni siis on ja nagu tore ja rõõmus olla, et sellepärast on väga vinge. Ma tegin siin Johannale kohvi ja see juba jahtub siin mingi 10 minutit, et ma lähen viin selle talle ära, vaatama, kuidas neil seal all läheb. Ralfi uus auto. Teie kohv. Aitäh! Me käisime kuradi 3 poes, sellepärast, et ei ole asju. Pole burgeri saiu, mitte midagi. Aga lõpuks saite enam-vähem kõik vajalikku. Jah, 3 poes kokku saime. Tänu Jackile, sest ma ei saa rahakotiga kojunud. Homme me siit püüme kassi küla pealt. Ei tegelikult, kõik asjad on olemas ilusti. Ja, Jacki päästis päeva tuli. Siin on meil grill. Põmm. Oi, mis sellega juhtunud? Mattis, nii ei saa. Mis see? Vaadake seda juustu. Mattis, nii küll ei saa. Aga see on grilled cheese, see on ju Ameerikas on teema ju. Kuidas maitseb? Masterchefi tehtud burger. Väga maitseb. Kas võib panna tärni või ei või või? Michelini tärni vääriline. Gordon Ramsay'l on šanssi, ma vastu ei ole. Kas võime?
alt pannakse. ma panen siit seest, kallid. no ja no. Fucking amateurs, you know. Meie ei poolda kiirtoite. Odavad konkurendid. Tuleb ära põletada lihtsalt. Mis enesetunne on? Ma olen päris väsinud. Sina? Jaa. Ma usun. Aga sina? Mina olen ka väga väsinud. Ei ole nälja tõttu. Mattis on kindlasti väga väsinud, sest see mees on 3,5 tundi maganud ja tegi meil siin täispika tööpäeva, mingi 8 tundi grillis üle 130 burgeri, nii et päevakangelane on teie ees. 30 burgerit on Elvise õlul. Okei, need 30 ma võin võtta, aga 100 tükki siis ikkagi mõtlesin. Ralf tegi ka ühe ise endale. See ei kõlba. Kuna mul sai kaameral aku tühjaks, ma arvan, mingi poole päeva pealt juba ja päev oli tõesti väga kiire, siis mul suurt filmida ei õnnestunud. Väikse ülevaate ikkagi meie vahvast Vissimo hoovi kohvikut. Homme teeme rohkem, võib-olla, ma ei tea, samas ma pead enna. Väikse ülevaate meie Vissimo hoovi kohvikust ikkagi saite, nii et ma loodan, et see annab teile nagu väikese aimu sellest, mis hakkab homme toimuma. Või siis noh, teie nüüd vaatate see ju praegu, ehk siis juba täna võib-olla toimub, et tulge kindlasti läbi, ma räägin, te ei kahetse seda, seltskonna on lahe, me siin põhimõtteliselt teeme ettevalmistusi juba homseks, sellepärast sellist nalja ei ole varem olnud, et me esimese päevaga ennast nii läbi müüme, et peame teiseks päevaks veel uue laari valmistama. Meie festival on nii kõva, et peafestivali korraldajad tulid meid keelama juba. Et jätavad meie üritus ära. Ja öeldi jah, et muusika on nii kõvasti ja nii halb, et järgmine aasta meie putka enam ei toimeta, aga noh, kahtlen sellest sügavalt. Et Ivo Linna oli see, mis tõi nii-öelda rahva ikkagi sinna kontserdialale ka, aga kui see välja arvates oli rahvas ikkagi valdavalt meedelgi juures. Igatahes teiega kohtumegi juba siis homme, ja olge ilusad, olge mõnusad, olge teineteise vastu head, me siin joome ja meil on välismaalt kokad. Meil on välismaa kokad ka majas, nii et tee hoidke jalgpedalil ja lõboralt kokku ja tšau.